Ilmad on läinud ilusaks ja need kohe kutsuvad meid õue. Aga nii paljud inimesed ei julge minna õue loodusesse, sellepärast et ärganud on lisaks ilusale ilmale ka puugid. Mida teha? Täna tuleb üks karm video selle kohta, mis on puukide sõnum ning mida me saaksime ette võtta, et ennast kaitsta, et seda olukorda parandada. Mina olen Kairi, elujõu toetaja ning ma aitan inimestel kasvatada elujõudu, vabaneda väsimusest, kasutades selleks toitumist, puhastumist ja elustiilivõtteid. Puugi teema kütab pidevalt kirgi. Kas puugid on meie suurimad vaenlased või on äkki neil meil anda edasi mingisugune väga oluline sõnum? Nii paljudel inimestel on puugiga seotud vaevuseid. Nad tavaliselt jõuavad selle arusaamiseni pärast aastate pikkust erinevate arstide juures käimist, igasuguste erinevate testide tegemist. Lõpuks tehakse ka puukborrelioosi test ning avastatakse, et midagi on seal valesti. Selleks ajaks on tavaliselt organism hävinenud juba üksjagu palju ning sellises hilises etapis ravimeetodid ei ole enam tõhusad. Kas nad on ka varasemas etapis tõhusad? Ma lugesin hiljaaegu ühte niisugust uuringut, mis on tehtud juba mitu aastat tagasi Tulani ülikooli poolt, kus siis võeti katsealusteks makaagid, mis inimestega vist oleks olnud natuke liiga julm niisugust uuringut teha. Ja mis avastati? Pärast seda, kui borrelioosiga nakatunud makaagid said 28 päeva antibiootikumi ravi. Kas nad olid siis terved? Isegi kui nende antikehade test oli negatiivne, isegi kui nende puukborrelioosi test oli negatiivne, siis nende erinevatest organitest leiti ikkagi puukborrelioosi tekitavat bakterit. See tähendab seda, et antibiootikumi ravi ei ole efektiivne alati. Ja nii paljud inimesed tunnevad seda omal nahal, et see ei ole efektiivne. Nad saavad oma 28 päeva ära ja sümptomid jätkuvad. Lähevad aja jooksul võib-olla veel hullemaks. Aga need inimesed lükatakse tagasi. Öeldakse, et neil on kõik peas kinni. Ja see on kohutav. Ärksamad arstid juba teavad, et on olemas ka nii-öelda ravijärgne puukborrelioosi sündroom. Sest sellega ei ole nii lihtne tegeleda. See bakter loob enda ümber biokilet, et elus püsida. Biokile ei ole vandenõuteooria. Mine niisuguste teadusuuringute andmebaasi nagu PubMed ja pane biofilm sinna sisse. Ja sa näed, et tuleb sadu ja sadu teadusuuringuid, mida sellel teemal on teinud ka maailma mainekad teaduskeskused. Biokile on olemas. Ja seoses selle biokilega, miks need puugid siis eritavad seda biokilet? Mis on puukide roll? Mida nad ütlevad meile? Meile tundub, et nad on ainult üks nuhtlus. Esiteks, puugid on ökosüsteemis vajalikud. Nad on toiduks väga paljudele pisikestele tegelastele. Aga neil on veel üks roll. Nad on ökosüsteemi sanitarid. Ja selle sanitari töö pärast nad levitavad ka neid haiguseid. Nende ülesanne on kontrollida loomade populatsiooni. Et kehva tervisega loomad ei paljuneks edasi. Et ei annaks oma kehva päritolu sõnumit edasi. Ja täpselt niimoodi. Looduses on meil olelusvõitlus. Meil on ainult tugevamate ellujäämine. Ja puugid hoolitsevad selle eest, et ainult tugevamad jäävad ellu. Ma saan aru, karm võib olla see sõnum inimese peale vaadates. Aga mõtleme nüüd, kus on meie tervislik olukord. Iga 4. laps meie riigis sünnib mingisugust sorti terviserikkega. Meie tervena elatud eluaastad lõpevad kuskil 52 peal. Jah, meil on küll väga-väga palju tõusnud keskmine eluiga. Aga mis tähtsust on keskmise eluea kasvul, kui tervena elatud eluaastad ainult kahanevad? Mis tähtsust on sellel, kui järjest noorematel inimestel, kui juba 20-stel on insuldid ja infarktid. Kui noored on, ma ütleks lausa massiliselt depressioonis. Juba väikestele lastele kirjutatakse välja antidepressante. Mida see räägib meie tervise kohta? Kuhu me veel saame edasi minna? Kas hakkad aru saama, miks puugid on läinud nii jõhkraks? Puugid ei ole jõhkrad. See, kuidas meie ennast kohtleme, see on jõhker. Mida me teeme oma tervisega? Kaua selline asi saab jätkuda üldse?
See on see, mille üle ma kutsun sind üles mõtlema. Ravimeetodid ei toeta meie elujõudu. Paraku. Nad võivad olla ekstreemses olukorras meile abiks, aga meil on vaja pöörata tähelepanu järjest rohkem ja rohkem sellele, kuidas taastada oma organismi. See ei ole loomulik, et me ei saa enam minna välja õue, sest me kardame puuke. Me elame praegu ajastul, kus me oleme nii palju võõrandunud loodusest. Ja selle võõrandumise tõttu meil ongi see olukord, kus inimesed on üha rohkem ja rohkem haiged. Emotsionaalse tervise uuring, millega on liitunud juba rohkem kui 100 000 eestlast, näitab, et ligi 70% Eesti elanikkonnast tunneb ennast nii väsinuna, et selle võiks liigitada krooniliseks väsimussündroomiks. See on selline häirekell, see ei ole normaalne, et tänapäeva elu põhjustab niisugust väsimust. Meil on nii palju edasiminekut teadusmaailmas, tehnikamaailmas, meie elu on nii automatiseeritud, kõik võiks olla väga lihtne. Aga me oleme teinud selle enda jaoks raskeks, sest me oleme käest andnud vastutuse oma tervise eest. Tahame elada nii-öelda lõbusat elu vastutamata. Keegi teine annab kuskilt meile pilli. Meie ei taha vastutada, me tahame lõbusat elu elada. Aga kuhu jääb looduse loogika, looduse seaduspere? Et elu jäävad ainult tugevamad. Ma saan aru, et see on inimlikust aspektist väga, väga ränk. Kui mina ei oleks teatavatel hetkedel abi saanud, siis ma oleks ka olnud surnud tõenäoliselt. Aga selles olukorras, kus mul oli tõeliselt kohutav, kõige suurem kriis üldse, vaat sealt ma ei saanud enam abi väljast. Et siis ma sain abi ainult sellest, et ma muutsin kardinaalselt oma toitumist, oma elustiili ja hakkasin tegelema iga päev puhastumisega. Sellel hetkel, kui ma olin kõige suuremas, sügavamas mustas augus, ma olin tolleaegsete tervislike eluviiside ja toitumise musternäidis. Aga meie maailm on nii toksiline, meie toit on nii toitainevaene, et me vajame palju enamat, me vajame väga suurt muutust. Me ei saa minna enam edasi nii, nagu me oleme läinud. Me kaevame selliselt endale üha suuremat auku. Kui me ei viibi pidevalt looduses, siis jääb ära kõik see, milleks meie organism on kujundatud koostöös loodusega. Päikesevalgus annab meile energiat. Igaüks teab meist seda head tunnet, kui hakkab rohkem päikest paistma kevadel või kevad-talvel. Kui palju on rohkem energiat. See on ilmselge. Seda on ka teaduslikult tõestatud, aga selle ei ole vaja teaduslikku tõestust. Iga inimene saab minna välja päikse kätte ja tunda seda lisaenergiat. See on nii lihtne. See kutsub meid sinna. See tervendab meid. See toodab meile energiat. See tugevdab meie immuunsüsteemi. Et me ei oleks nii haavatavad puukide suhtes. Päikesekiirgus toetab meie mikrofloorat. Meie mikrofloora on meie kõige suurem sõber. Aga kui me ei toida teda õigesti, õigete toiduainetega ja õige valgusega, siis ta ei saa meie heaks tööd ära teha. Aga me elame ju sellest füüsilisest, mis me omale sisse sööme. Me üha vähem sõltume sellest, mida loodusel meil pakkuda on. See on väga karm. Me peaksime käima ka paljajalu looduslikul pinnasel, mitte asfalti peal. Sest emake maa aitab meil seeläbi neutraliseerida kroonilist põletikku organismis. Krooniline põletik. Mis see on? See on kõikide krooniliste haiguste alustala. Krooniline pidev põletik on ka vähi alustala. Ja meil on vaja seda võimalust, aga inimesed ei julge minna paljajalu looduslikul pinnasel, sest on puugid. Puuk ei tee mitte midagi sulle, kui sa oled tõeliselt terve ja tugev. Siis ta ei anna sulle edasi seda sõnumit. Siis ta ei pea hakkama sinu kallale ja sind lagundama. Me ei saa pugeda ära kusagile pimedasse nurka ja vältida loomulikku elu. See ei ole lihtsalt võimalik. Me oleme loodud olema looduses. Me oleme loodud tegema ennast tugevaks. Hingama ühes kõige sellega. Hingama puhast õhku metsas. Mitte minema spordisaali, kus on kõik iga petrokemikaalidest matid, igasugused plastikust seadmest, mis õhkavad toksilisi aineid. Treeningu ajal on meie vajadus
hapniku järele palju suurem. Ja siis me hingame täiel rinnal sisse seda toksilist selle asemel, et minna metsa. Mets tervendab meid. Teadusuuringud isegi näitavad, eriti naiste puhul on mets väga tugev tervendaja. 2 päeva metsas vähendab ärevust ja depressiooni 75%. Aga me ei julge minna metsast, me kardame puuki. Mõtle, millest me kõigest ilma jääme. Selles hirmus, seetõttu, et me ei toeta ega tugevda ennast nii, nagu meil on ette nähtud. Meie maailm on sedavõrd muutunud. Kõik see, millega me oma vajadusi üritame täita, see lihtsalt ei täida enam meie vajadusi. Ja kõik need terviseprobleemid, need ei ole meie vigased geenid, vaid see on sõnum, et me oleme võõrandunud, et me ei saa enam niimoodi vastu panna, kui me jätkame seda võõrandumist. Ma aru, kellel on juba kaugele arenenud puukidest tingitud haigused. Seal on vaja väga suurt tööd. Maailmas kerkib juba esile sellised arste, kes teavad, mis teha nende inimestega. Nende inimeste hulgas on väga palju selliseid, kes ei kannata mitte kõige väiksemat doosigi antibiootikume, kes ei kannata mitte ühtegi ravimit enam mitte mingisuguses doosis, kellel tekib üle kogu keha, ma ei tea, palju reaktsioone, igasuguseid ärritusi, ärevusi, lööbeid, valusid, kõhulahtisusi, topeltnägemist, mida iganes. Sest see probleem on läinud nii süsteemseks, see ei ole peas kinni. Asjad ei ole kunagi peas kinni. Asi võib saada alguse sellest mingisugust traumast, jah, suurest või väikesest. Aga lõpuks on see kõik füüsilise kehaga seotud. Kui paljud inimesed võitlevad, aga keegi ei saa aru, mis nendega toimub. Öeldakse, et neil on peas kinni. Nagu ma ütlesin, see sama uuring on ju 28 päeva antibiootikumi ja ei kao ära sümptomid. Või tekib teistsugune ports asemele. See on see märguanne, et midagi on vaja teha, et keha ära ei laguneks, et ära ei hävineks. Ma olen ka omalt poolt andnud sellele panuse, mida teha. Ma olen kirjutanud raamatu, mille nimi on Elujõu käsiraamat. Ja selle alapealkiri on 21. sajandi inimesele ja oludele loodud lahendused. Nii palju sellest, mida me peame tervislikuks, see jääb liiga väheks. See ei aita meid enam. Meil on vaja väga suurt muutust. Kui sa natukenegi otsast hakkad tegema neid asju, mida ma siin soovitan, toitumise, elustiili ja puhastumise alad, sa tajud muutust. Kahjuks me oleme jõudnud praegu niisugusesse olukorda, kus ainult ühest asjast ei aita. Sellepärast on siin raamatus väga palju erinevaid tegevusi, mida teha. Me ei saa enam elada seda lõbusat elu. Meie lapsed ei kasva välja enam nendest probleemidest, mis neil on. Ärevused, depressioonid, tähelepanuhäired, üha varasemas eas kroonilised haigused, puugiprobleemid. Puuk ei peaks lapsele mitte midagi tegema. Absoluutselt mitte midagi. Laps peaks olema täies elujõus, sest tal on kogu elu alla sees. See on nii karm. Ja me saame kogu aeg neid sõnumeid. Me saame igapäevaselt lataki neid sõnumeid selle kohta. Läbi halva enesetunde, läbi halbade tujude selle kohta, et midagi on vaja muuta. Ja me oleme täna kahjuks selles olukorras, kus muutus peab olema ülisuur. Väga erinevaid valdkondi hõlmav. Ühest asjast ei aita enam. Tõesti, see raamat on praegu A ja O. 10 aasta pärast ma pean selle raamatu ilmselt ümber kirjutama. Sellepärast, et meie keskkond ja inimesed ja toit on jälle niivõrd palju muutunud. Me ei saa toetuda enam nendele vanadele tõdedele. Meil on vaja pidevalt kaasas käia selle muutused, mis toimub. Kui mina 8 aastat tagasi oma teekonda alustasin, siis ma tegin ka asju nii mõnedki asjad hoopis teistmoodi, kui ma siin raamatus kirjutan. Aga meie toksilisus on kasvanud sellisele tasemele selle 8 aastaga. Ja ma pidin kirjutama siia asjad hoopis teistmoodi. Sest et ma näen, et see teistmoodi toimib. Kogu aeg on vaja muutuda. Kogu aeg on vaja kaasas käia sellega. Ja me vajame loodust. Me oleme osa loodusest. Ning järgnevatel nädalatel ma tahan käsitleda veel nii mõndagi väga tõsist teemat. Et äratada sind üles mõtlema selle üle. Me ei saa niimoodi jätkata. Mis saab meie lastest? Mis saab meie tulevasest põlvkonnast? Nemad on meie tulevik. Aga nad on täpselt sellises seisus, kuhu meie oleme nad viinud. Meie oleme täpselt sellises seisus, kuhu meie vanemad meid viisid. Ja nii edasi ja nii edasi.
vanemad põlvkonnad, kes on üles kasvanud palju puhtamas keskkonnas, hoopis teistsuguse toidu peal, sadades või tuhandetes kordades väiksemate tehiskiirgustega kui meie. Nad on palju vastupidavamad. Jah, kõik need lumehelbekeste põlvkonnad, need on eelnevate põlvkondade loodud. See, et elan lõbusat elu, söön vahet pole mida. Nüüd me oleme seal selle söön vahet pole midaga. Reostan nii kus jaksan midaga. Nii et me ei julge enam väljagi minna, ei julge enam loodusessegi minna. Ma ei saa sõprugi enam kaasa metsa, sest kardavad puuki. Isegi kui nad ei kardaks, siis suurem osa neist ei oleks jõudu see päev seal vastu pidada, sest inimesed on väsinud, sest nende vajadused on täitmata. Millal me ärkame, millal me saame aru, et midagi on vaja teistmoodi teha, kardinaalselt teistmoodi. Ma loodan, et ma olen pannud sind mõtlema. Pane ennast selle kanali tellijaks. Siit tuleb veel palju huvitavat. Ning ma pakun sulle ka tuge sellel teekonnal. Lisaks sellele raamatule on mul ka toredad e-kursused, mida sa leiad aadressilt www.kairikuha.com ja ma teen neid sinna juurde. Teen neid vastavalt sellele, mida inimesed vajavad. Vastavalt sellele, mis tänases päevas toimib. Pidevalt analüüsin, muudan. Sest olud muutuvad. Ja see ei ole normaalne, et me ei lähe enam õue. Ja me võõrdume veel rohkem.